Tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Mingil hetkel küsitakse peaaegu igalt noorelt, mis sa pärast kooli edasi teed, mida sa õppima lähed ja kelleks sa saada tahad. Ja mida lähemale koolilõpp jõuab, seda rohkem neid küsimusi tuleb. Probleem on selles, et sul ei pruugi olla õrna aimugi. Või on sul 5 erinevat mõtet või tead enam-vähem, mis sind huvitab, aga kardad valida valesti. Kuidas teha nii suurt otsust, kui sa tegelikult veel ei tea, milline su elu 5 või 10 aasta pärast välja näeb? Kõigepealt tasub ühe mõttega rahu teha. Sa ei peagi praegu kogu oma elu ära otsustama. Kui valid eriala, kooli või esimese töökoha, võib see sinu tulevikku mõjutada. Aga see ei tähenda, et kõik edasised valikud on sellega paigas. Inimesed vahetavad eriala, vahetavad töökohta, õpivad hiljem midagi juurde ja jõuavad töödeni, mille olemasolust nad kooli lõpetades isegi ei teadnud. Seega on oluline otsus küll, aga see ei ole otsus kogu ülejäänud eluks. Miks siis tundub valimine ikkagi nii raske? Üks põhjus on see, et meil on liiga palju võimalusi. Ülikoolid, kutsekoolid, tööle minek, välismaale õppima minek või hoopis vaheaasta. Kui võimalusi on palju, võib tunduda, et kusagil nende seas peab olema üks täiesti õige valik. Ja sinu ülesanne on see üles leida. Aga päriselus ei pruugi sellist ühte õiget valikut olemas olla. Sul võib olla mitu valikut, millega võiksid lõpuks rahul olla. Teine probleem on see, et proovime ennustada tuleviku info põhjal, mida meil veel ei ole. Kujuta ette, et mõtled psühholoogia õppimisele. Sa võid lugeda ülikooli kodulehte, vaadata õppekava, kuulata, mida teised räägivad, aga sa ei tea veel päriselt, kuidas sulle selle õppimine sobib. Sama kehtib programmeerimise, õpetamise, ehituse, meditsiini või peaaegu iga teise valdkonna kohta. Mõnda asja saab teada alles siis, kui sellega päriselt kokku puutud. Sellepärast ei tasu alustada küsimusest, milline amet sobib mulle kogu eluks. See küsimus on lihtsalt liiga suur. Palju lihtsam on küsida endale midagi järgnevalt. Mis mind praegu päriselt huvitab? Milliste tegevuste juures ma tahan paremaks saada? Milline tööpäev mulle võiks sobida? Kas tahaksin töötada rohkem inimestega või pigem omaette? Kas mulle meeldib midagi luua, probleeme lahendada, midagi kätega teha või teisi õpetada? Äkki meeldib mulle numbritega töötada? Need küsimused ei anna sulle kohe ühe ameti nime, aga aitavad valikut väiksemaks teha. Siin tasub eristada ka 2 asja. See, milles sa oled praegu hea ja see, mida sa võiksid õppida. Näiteks võid mõelda, ma ei saa programmeerimist õppida, sest ma ei oska programmeerida. Aga just sellepärast ju minnaksegi õppima. Sa ei pea eriala valides olema selles juba väga hea. Palju olulisem küsimus on, kas ma olen sellest piisavalt huvitatud, et tahaksin sellest paremaks saada. Aga ainult mõtlemisest ei piisa. Kui sul on 3 võimalikku eriala, proovi nende kohta päris infot saada. Mine avatud uste päevale. Räägi inimestega, kes seda eriala õpib. Küsi kelleltki, kes selles valdkonnas töötab, milline tema tavaline tööpäev tegelikult välja näeb. Proovi mõnda lühikursust, mine töövarjuks või tee mõni väike projekt. Mida rohkem saad päris kogemust, seda vähem pead otsust tegema ainult ettekujutuse põhjal. Näiteks võib sulle tunduda, et psühholoogia oleks huvitav, sest sulle meeldib inimestega rääkida. Siis uurid õppekava ja avastad, et seal on ka statistika, uurimusmeetodid ja palju teaduskirjanduse lugemist. See ei tähenda, et psühholoogia oleks halb valik. Nüüd on sul lihtsalt parem ettekujutus sellest, mida selle õppimine tegelikult tähendab. Ja just sellist infot ongi vaja enne otsust. Üks asi teeb tuleviku valikud veel raskemaks. Teiste inimeste arvamus. Vanemad võivad arvata üht, sõbrad lähevad teise linna, keegi ütleb, et ühe erialaga teenib hästi ning keegi teine ütleb, et teisega pole midagi teha. Teiste arvamust tasub kuulata, aga lõpuks hakkad sina selle valikuga iga päev elama. Seepärast tasub endalt küsida, kas mina tahan seda või tundub mulle lihtsalt, et ma peaksin seda tahtma? Ja mida teha siis, kui sul lõpuks on 2 head varianti ja sa ikka ei oska valida? Siis ei pruugi ju rohkem mõtlemine aidata. Pane kirja, mis on sinu jaoks praegu kõige olulisem. Näiteks huvi eriala vastu, õppimise sisu, asukoht, tulevased töövõimalused, õppevorm või võimalus hiljem suunda muuta. Seejärel võrdle variante nende asjade järgi.
mitte selle järgi, kumb tundub lihtsalt õigem. Nii muutub suur ja ebamäärane otsus palju konkreetsemaks. Ja lõpuks tuleb ühel hetkel otsustada ka siis, kui sa ei ole täiesti kindel. Täielikku kindlust ei pruugigi tulla, sest tulevikku ei ole võimalik ette teada. Hea otsus ei tähenda, et tead täpselt, kuidas kõik läheb. Hea otsus tähendab, et kogusid piisavalt infot, mõtlesid läbi, mis on sinu jaoks oluline ja tegid selle põhjal praegu parima võimaliku valiku. Kui hiljem selgub, et see ei sobinud, ei tähenda see automaatselt, et tegid halva otsuse. Sa said lihtsalt juurde infot, mida sul varem ei olnud. Kui sa praegu ei tea, mida edasi õppida, siis proovi teha 4 asja. Esiteks, ära proovi valida kogu ülejäänud elu. Vali järgmine mõistlik samm. Teiseks, mõtle mitte ainult ametinimetusele, vaid sellele, millised tegevused ja valdkonnad sind päriselt huvitavad. Kolmandaks, kogu päris kogemust, räägi inimestega, külasta koole ja proovi huvipakkuvaid valdkondi võimalusel ise. Ning neljandaks, kui sul on mitu head varianti, pane kirja, mis on sinu jaoks valiku juures kõige olulisem ja võrdle neid selle põhjal. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Sa ei pea 18 või 20-aastaselt teadma, mida teha kogu ülejäänud elu. Sul on vaja teha järgmine piisavalt hea otsus selle info põhjal, mis sul praegu olemas on. Ja vajadusel saad hiljem suunda muuta. Järgmistes videodes jätkame teemadega, mis aitavad paremini mõista iseennast, oma käitumist ja vaimset tervist. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.